Tere, Mardo! Tere, Maarja! Mul on väga hea meel sind siin näha. Mul on siin väga hea istuda. Mugavad toolid. Saan ennast liigutada, mulle meeldib. Kas sa tead ka, miks sa siin üldse oled? Ma tean. Me räägime täna meestest ja meeste tervisest. Ma natuke kirjeldan sind läbi oma vaatevinkli. Ja, palun. Me kohtusime võib-olla 10 aastat tagasi juba. Oli. Sa olid mulle väga inspiratsiooni pakkuv noormees sellel ajal. Sa tegelesid spordiga, tegelesid fotograafiaga juba sellisel tasandil. Ma ei olnud kedagi näinud teist nagu tegutsemas nii kirega kui sina. Huvitav. Ja läbi selle aja, mis me oleme erinevate projektiga sinuga nagu kokku puutunud, oled sa muutnud minu elu. Ja sa oled muutnud ka päris mitme inimese elu siin selles ettevõttes, kus sa praegu istud. Tead ka millega? Mul pole isegi õrna aimu. Ma kohe ütlen sulle. No ütle. Selleks on enesületamine ja näiteks enesületamine läbi talisupluse. No see lumepall on siin mõjutanud inimesi, jah. Ma arvan, aga mina ei ole mõjutanud, te ise mõjutate seda. Ja see, kuidas mina leidsin sinust selle inspiratsiooni, kuidas sa kirjeldasid talisuplust. Talisuplus, me teame kõik, mis on talisuplus. Aga see, kuidas sina seda kirjeldasid sellel hetkel, muutis minu arusaama sellest talisupplusest. Kuidas sa kirjeldasid seda, kui sa hakkad tunned mingisugust haigusnähtusid, kuna sa ütled, sa pole kunagi haige olnudki tegelikult. Ma olen haige olnud. Oled? Mõned korrad. Mõned korrad elus. No. Kunagi. Ja mina tulen sellisest, ütleme siis nooruspõlve ajas, kus ma olin kogu aeg talveti nagu haige. Ja kui sa kirjeldasid seda, kui sul hakkab tulema nohu või mingisugune häda, siis sa lähed külma vette, istud seal 5 minutit, tuled välja ja see kõik on kadunud. Ma mõtlesin, et see on ulme. See ei ole võimalik. Aga see jäi mu sisse, et ma pean seda kindlasti kunagi proovima. Ja ma proovisin seda, mu tuli sõber, kes võttis mind kaasa ujuma ja tänaseks pooled EKOS inimestest käivad talisupplemas. Me tegime jõulupeol täiesti koos talisupplusega ja paari päeva vast lähme kogu kambaga lähme ujuma. Et see on sinust alguse saanud inspiratsioon, mis on viinud lumepalli efekti tekitanud. Seda on hea kuulda. Selles mõttes, et vette läheb ikka igaüks ise. Võib-olla idee. Kedagi on vaja ette. Ma olen alati olnud need, kes tahavad ujuma minna, siis esimene asi ei ole see, et sa mingi programmid läbi õpid hingama, vaid otsi endale mentor, kes juba käib, sest kellegi järgi on alati lihtsam minna. Sa näed, et ta läheb naeratusega vette. Minu esimene kogemus oli kunagi nii, et kui ma läksin vette, siis ma olin 12 sekundit külmas vees, karjusin nagu tüdruk. Võib-olla seda võrdlus on kohata praegu, aga ma karjusin eleda häälega. Ja siis see, kes mind vette viis, küsis, et miks sa karjusid? Ma ei tea, et kuidagi külm on siis. Aga kas oli vaja karjuda? Mõtlesin, ei, järgmine kord enam ei karjunud. Et meil on mingi harjumus karjuda. Tegelikult on väga tore. Külmveisi on täiega äge treener. Õpetab. Ja seda on väga hea kuulda, kui te käite ja suplete. Käime ja supleme. Ja. Räägi mulle endast, kuidas sina ennast praegusel hetkel kirjeldad? Kes on Mardo? Mardo. Ma käisin alles hiljuti ise ühes podcastis rääkimas. Ja siis ma alustasin enda tutvustus sellega, et ma olen unistaja. Ma olen terve elu olnud hästi suur unistaja. Lapsena juba mul vanem lapsena minu ema ütles, et ma alati, kui teised alati tahtsid tähelepanu või tahtsid kogu aeg mingid reegleid ja asju, siis ma võisin olla toanurgas, ehitada asju üksi, nii et keegi ei sega, kui olid sõbrad kohe, sõprad koos. Ja mu peas toimus kogu aeg, ma nägin mingeid visuaale, siis ma lõin neid, ehitasin mingeid onne, mölle, joonistasin. Ja nüüd täna täiskasvanu mul on sama asi. Mu väga suur osa hommikul, kui ma ärkan, on unistamine. Ma lihtsalt unistan. Aga ma ei unista lihtsalt akna ees, aknast välja vaadates, vaid ma joonistan või kirjutan samal ajal, et unistus ilma eesmärgid, et on lihtsalt unistus ja unistused täide. Sellised unistused ei lähe täide. Mingi väike asi, mis ma saan igava teha. Seega ma olen unistaja. Sa unistad ja siis sa lood läbi selle endale mingisuguse rutiini, mingisuguse rütmi ja hakkad kuidagi vaikselt seda oma ellu nagu
nagu päriselt nagu siis tekitama. Just täpselt nii. Et ma püüan olla ülireaalne. Et kui ma toon näite, et ma töötasin hoopis teises valdkonnas, kui ma olin 22-aastane ja päeva pealt ma lõpetasin selle töö ja läksin fotokooli õppima fotograafiat. Ja enne seda ma visualiseerisin, milline näeb välja mu stuudio, mida see tähendab, milline see elustiil võiks välja näha. Ja umbes 6-7 aastat oli see olemas. Et seal ei olnud midagi juhuslikku, et ma olen väga õnnelik, et mu ümbruskond, ma olin ehitusvaldkonnas ja siis järsku ütleb, ma lähen õppima kunsti. Kõik ütles, et sa ise tead, mis sa teed, vaatame huviga. Ja juba 3 aastat hiljem oli mul stuudio, tõenäoliselt siis me umbes kohtusimegi. Väga väike ajahüppe oli see. Kõik on võimalik. See oli muidugi struggle vahepeal, aga see selleks. Et jah, plaan peab olema, millega nagu minna päeva vastu võtma. Iga päev võiks olla plaan. Ma tulen siia, ma võiksin olla planeerinud selle aja. Mitte, mis ma suga räägin, vaid valdkonnad. Mitte nii, ma pean siit soorin pean ära jooksma. Ma olen arvestanud, ma viibin siin, olen siin, annan endast. Aga mida sa igapäevaselt praegu hetkel teed? Unistan, see oli nali. Unistan ka hommikuti, aga mu hommikurutiinid on aeg ise endale. Hommikul ärkan, teen 111 kätekõverdust. Mis kellaks ärkad? Oleneb, 7, päris hilja. Kui on trenni hommik, siis varem 6:15. Mul käib elukaaslik kogu aeg selline läbirääkimine, et ma tahaks alati varem ärgata, aga tema ütles natuke hiljem. Ja ärkate koos? Siis ja nagu... Jah, kahjuks on see, et kui mina ärkan, siis ärkab ka tema. Mis trenni sa teed? Tol hetkel, kui me kunagi suhtlesime, siis ma tegin sporti, päriselt sporti. Aga täna ma teen iga hommik 111 kätekõverdust ja las mõtlen. No jits, enne me rääkisime põgusalt ka Brasiilian jiu-jitsu. Ehk siis lukumaadlus või siis ma ei tea, kuidas seda veel eesti keeles nimetada põnevalt, aga sisuliselt on ülesanne siis vastast elimineerida liigeste lukkude või kägistustega. Ja kuna ma tegin seda sportiga, ma olen teinud üle 500 fighti selles spordis. Ma olen 16-kordne Eesti meister, 2014 aasta Euroopa meister, maailma top 10. Nii et veel aga miks mitte maailma top 1? Mis seal juhtus? Miks see top 10 olek ei teinud sulle veel nii palju motivatsiooni, et jõuda siis täiesti esimeseks maailmas? Esiteks top 10 on väga raske. Mul on kujutan ette. Euroopas, kui sa tahad olla number 1 oma kaalukategoorias, siis sul on 50 meest sinu kaalukategoorias, kes saavad sellest palka ja treenivad hommikust õhtuni. Et seal juba silma paista, siis seal on vaja mingit, seal ei ole vaja, kui sa on trennid, et palju õnne, seal on vaja süsteemi. Et meie klubis oligi see, et see tähtis ei olnud lihtsalt, et trenni, vaid mõtled ka, mis sa teed, kuidas, et sa hommikuses pulsist ütled oma päeva koormuse, mida sa teed. Kindlasti toitumine, kindlasti mis trenn, millal, hästi põnev. See õpetas mind tohutult olema ka parem fotograaf ja parem ettevõtja ja parem investeerija, et sul on üks energia, seda tuleb kasutada. Vanasti sai sinu kohta öelda, nagu sa oled nagu fotograaf, tänaseks oled endale võtnud nii palju uusi ameteid veel juurde. Sa mainid siin, sa oled juba nagu enda jaoks investor, sa oled juba saatejuht. Ma ei kasutaks sõna saatejuht, et ma õpin seda, et seoses, sa tõid ise selle sisse, mu podcast või saade, see on sama asi, et ma unistasin, ma tahaks teada, mis asi on üldse podcast, miks see tehakse, mis see mulle annab. Ja ma hakkasin tegema seda lihtsalt jaanuaris 2020 enne koroonat. Palkasin meeskonna ja hakkasime tegema korra kuus, räägime mingi kellegi eestlasega esialgu, kes on teada ja tuntud ja kelle harjumused võiksid meile korda minna. Ja kelle harjumustest näiteks mingi pisik asi, kui sa sealt võtad, siis sa juba saad oma päeva paremaks. Ja hakkasime pihta. Ma ei saa öelda, et ma olen veel saatejuht. Ma olen 9 vestlust läbi viinud, kas ma olen siis saatejuht. Kui keegi tõi näite, et vaata, loe Urmas Oti koht, tee teist, kolmandat, ma olen seal valgusaastate kaugusel, et ma õpin alles seda, anna aega.
inimene, kes mind coach ib selles podcasti induses, ütles mulle väga hästi, et Mart, ära tee seda. Välja arvatud, kui sa teed seda järgmised 5 aastat. Muidu esimene aasta sa tegid nagu 5 aasta plaani. Ja mis mulle meeldib see, et kui enne seda ma arvasin, Eestis ei ole häid podcast'e. Või vabandust, mitte ei ole häid podcast'e, vaid ei olnud minu jaoks sobivat. Ja siis see, et ma ei oska neid üles otsida, ei tähenda, et neid pole olemas. Et kui ma hakkasin ise podcast tegema, nüüd on nii, et neid on nii palju, ma kuulan igapäevaselt 1-2. Kui ma sõidan, ma alati kuulan midagi. Ja selliseid geeniusid on, kes räägivad väga ägedatel teemadel ja ausalt ja sügavalt, et täiega äge. Hea oli alustada seda teekonda. Kui sa nüüd vaatad seda sellel aastale nagu tagasi, et maailm meie ümber nagu kogu aeg muutub. Kas sa oled pidanud oma plaane ka muutma ja kuidas on olla nagu selles mõttes mees selle muutuva maailma keskel siin? Kummaline on see, et ettevõtjana mul on olnud põhimõtteliselt, ma olen 13 aastat olnud nüüd, las ma loen, 14 aastat olnud ettevõtja. Ja mul on nagu iga aasta koroona. Et ma mõtlen kogu aeg, kuhu turule, mis lisaks fotograafia me arendame siin nüüd Amazoni toodet siin, seal. See on kogu aeg koroona olnud. Et hustle. Nii et ma olen harjunud sellega, et see keegi ütles, et jah, tõesti mingid üritusi ei toimu, aga minu jaoks sama, et ma olen kogu aeg hommikul, ma ei ole oma äratuskella 10 aastat edasi lükanud, ma ärkan üles, kui ma olen oma päeva planeerinud, unistanud ja toimetanud, et ma tean, kellega ma näiteks hommikul hommikus söön. Ma olen elevil. Mul ei ole, et ma panen kella edasi. Väga kahju, kui sa paned kella edasi, siis tähendab tekita endale, saa sest aru, mida sa teed ja miks sa seda teed ja võib-olla sa peaksid hakkama toimetama päeva, just päeva kui ennast. Et kuna... Ma ütlen, midagi ei ole muutunud, jah. Ma lähen siit selle teema juurde, kuidas inimestega kontakti lood, kui sa juba teed oma nagu podcasti. Sa oled fotograaf, kes peab nagu inimestest nagu aru saama, teemast midagi nagu välja tooma. Kuidas sa neile naha vahele poed? Kuidas sa saad inimesest aru, mis meetodeid sa kasutad? Kuidas sa nagu lood selle suhte inimesega? Ma arvan, ma olen hästi aus ja reaalne. Et kogu see fotograafia karjäär on mul õpetanud seda. Mul on olnud erakordselt äge võimalus. Kuidagi oli nii, et kui ma sisenesin sellesse businessisse, siis mul anti kohe võimalus otsa rindele. Ei olnud seda, et ma harjutasin kuskil seda ja teist, vaid 2006, 2007, 2007 ma olin juba Eesti otsib superstaari ametlik fotograaf. Ma jäin silma, ma olin pool tundi varem kohal, läksin pool tundi hiljem ära ja pildid andsin järgmine päev. Kõik olid arvanud, et tol hetkel oli veel toodi CD-plaadil pilte, et 2 nädalat läheb aega. Aga mul oli huvi. Ma tundsin kella ja mul oli tohutu huvi. Ja siis rollercoaster läks nagu väga kiiresti. Ja reeglina olemagi portreteerinud artiste ja poliitikuid ja tuntud inimesi. Ja nad on karakterid. Nad on keerulised. Ja sa ei saa portreteerida Mihkel Rauda nii, et tema nagu kontrollib olukord. Et sa pead teda küll kuulama, aga sa pead teda oskama juhendada. See enesekindlust, ta tahab seda enesekindlust. Ükstapuha iga persoon tahab seda enesekindlust. Mitte, et sa oled üleolev, vaid enesekindlust. Ja teine on kuulamine. Mida inimesed küsivad ja tahavad. Et seda on õpetanud mulle näiteks koolis rääkimine, et kui väiksed räägid 7. klassile, siis ma võin neile rääkida, näed, et ma olen Mardo Männimägi, ma ei tea, 500 fighti teinud, võitnud 485, kaotanud 15. Aga kas neid tegelikult huvitab see? Siis mul on alati, kui ma alustan, siis ma küsin, mida ta teada tahaksid? Või mis su mured on, probleemid? Mida nad teada tahavad? Päris šokeeriv oli see, et kui ma rääkisin ühes koolis, siis üks poiss 7. klassis ütles, et ta tahab. Ma küsisin, kui sul oleks 64 800 eurot, iga hommik annan sulle käe peale. See on üks investeerimisharjutus. Mis sa selle rahaga teeksid? Ainult seal on üks aga, ma võtan õhtul, mis on alles jäänud ära. Ja siis kohe poiss hakkas mõtlema. No kogu klass mõtles või kogu see auditoorium mõtles. Ja üks tõstis käes, et ma ostaksin endale rohkem süüa. Ta nägi pealt näha hästi riides, firma riided, kõik on äge, soeng peas ja kõik, aga midagi mentaalselt on ikkagi sees, et tal on nagu nälg. Vaevalt
ta võib-olla ei osanudki öelda, pigem oli tal nälg, midagi on kodus seal võib-olla, ma ei tea. Ja siis ma pärast mõtlesin peale seda kooli, et mõtlesin, mida kurat, ma räägin neile siin, näed, Conor McGregoriga on pilt, et ma käisin, oli meil tihedalt seotud, treenisin temaga koos. Siis ma näitan talle seda, aga tegelikult tal on hoopis mingid teised probleemid. Ja siis mõtlesin, ma peaks hakkama küsima üldse, kui ma vestluses olen või kellegi tutvun, siis ma siiralt küsin, mis toimub, kuidas läheb ja kuulan ka mitte nii, et ei tule oma looga kogu aeg sisse. Mul on hea lugu, ma räägin ära, et siis jätame sinu loo varju. Et see kuulamine ja kui sa inimesi hakkad kuulama, sa saad kohe nende tähelepanu, nad vaatad sulle kohe otsa ja nad juhitavad. Ja see on tohutu eelisult. See inimestega suhtlemine on teinud sellest sellise marda, nagu ma täna olen, et ka peale seda vestlust ma saan siit kindlasti väga palju asju jälgin ja jätan meelde ja kirjutan ülesse. Aga Mardo, mida sa tänasel päeval kõige rohkem kardad ja millesse sa kõige rohkem usud? Kui sa täpsustaks, mida sa mõtled uskumise all? Et nagu, kas sul on ka mingi hirm, nagu selles mõttes sa ennem ka mainisid sind, et hirm või siis morbiidsus isegi on sulle nagu motivaatoriks. Kas sa nagu tekitad endas nagu võib-olla isegi, ma küsin nagu niimoodi, tekitad meelega endas mingisugust hirmu, et sa motiveeriksid ennast edasi liikuma? Kas see võib vaimselt olla väga nagu isegi, kui sa selle piiriga kogu aeg mängid või kukkuda nagu sellest? See on mega hea küsimus ja see on see küsimus, mida inimesed peaks enda, üldiselt see on minu arvamus, iga päev küsima peeglis enda käest, et mida ma kardan? Minust sõna hirm ja sa tõid sisse selle, mis me rääkisime enne morbiidsus, et kui sa selle endale ära masterdad, saad aru, mida see tähendab, see ei ole üldse nii kole kontekst. Ma toon näite. Rääkisime enne võitlusspordist, ma ei pole võitlusspordis juba võistlemas vist 4 aastat. Aga sellest 500 fightist esimene oli Eesti meistrivõistlused ja kaotus. Mul valutasid neerud, hambad, kõik asjad, see närvipinge oli nii suur, ma ei mati nurga, ma mõtlesin, et ma pean istuma hästi WC lähedal, äkki käisid iga 20 sekundi tagant seal põhimõtteliselt, sa olid nii närvis. Ja mulle ei meeldinud see, et ma ei saanud mitte midagi aru. Kui see võitlus tekkis, siis mu oskused olid täiesti pühitud. Olid see, mis instinkt oli. Ja ma kaotsin vist mingi ühe punktiga. Ja järgmine võistlus ma olin kohal. Teadsin, kui ebamugav see on. Hambad valutasid jälle kõik neerud, kõik see öösel ei maganud. Ja ma sain aru, et selles kohas see on see koht, kus ma teen seda nii, vaatan oma oskused üle ja 500 korda seal. Üle 5, tegelikult on juba circa 600 tuli kokku. Ja eriti õppisin siis, kui kaotasin. Et kui 485 kord tõesti käsi üles ja mõnu tekkis või kestis 1 sekund, aga kaotuse valus oli ja siis kaotuses ma tegin märkmeid, kaotuses ma unistasin kuidagi hästi reaalselt. Muidu me kõik unistame, aga kui me unistame, et ma oskan homme lennata, siis seda ei juhtu. Et selles madalas tsoonis ma performin kõige paremini. Et öeldakse, if you feel your best, you perform your best. Ma olen sellega nõus, aga et see ära kaaristada peaksid sa kogema neid madalaid tsoone. Et kui mäletan, kui ma hakkasin seda podcast tegema, siis ma ütlesin, ma räägin jälle oma podcastist korraks, teen reklaami, et keegi ütles, et pildiga podcasti, kellegi ei ole aega, tund aega vaadata seda mustvalget morbiidset pilti, siis ma ütlesin, ja veel üks tuttav ütles, et see on täielikult vastu voolu ujum, ütlesin, täpselt minu teema, paneme. Et järelikult, kui me 5 aasta pärast oleme hästi tugevalt sellest teistest ees, siis kõik vaatavad, et mina küll ei hakka ujuma vastu voolu. Siis meil on eelis, sest ma tahan, et inimesed vaataks, et kui me omavahel praegu räägime, kui keegi kuulab seda, see on üks asi. Aga kui keegi vaatab, kui ma näiteks jään korra mõtlema, mis mu nägu teeb, kuidas mu õlad käituvad, see on keha keeles on nii palju peidus, ma tahan, et inimesed jälgiks seda. Me näeme kurja vaeva, et kaamerad vahetada, üldplaan, keskplaan, portree, keskplaan vahetada, sest seal on ka mingisugune pildikeel. Kas me saame täna sellega suurepärast hakkama? Ma ei tea, aga me üritame sinna poole, et kui sa seda vaatad, sa oled seal kohal ja sa tajud. Seega, vastuvoolu ujum minu teema, täiesti. Mul lähevad kõik vilkurid tööle, kogu meeskond hakkab täiega mul peast tööle, kui keegi ütleb, et see ei ole võimalik või see on totaalselt vastuvoolu ujume. See on minu teema. Aga kui sa vaatad üleüldist pilti,
tänavapilti inimestega, kellega sa igapäevaselt nagu kohtud, kas sa võtad nagu igast inimesest selle nagu oma väikse õppetüki või nagu kui sa näed, et igal ühel on omad uskumused, omad mingid mustrid ja nii edasi, et kuidas sa seda nagu selle, kas sa annad nagu hinnanguid ka neile nagu oma mõttes, et ahah, nad on seal, on ju. Et annad nagu hinnangu nagu mingisugustele meestele ja mingisugustele meestele, et need on minu inimesed, neid ma kutsun nagu rohkem saatesse. Kuidas sa oma elu nagu organiseerid nagu selle läbi? Kas sa nagu sildistad? Kas sa nagu tunned näiteks, kui sa vaatad oma sõpru, oma vanu sõpru ja nii edasi, et kõik me muutume nagu ajas. Ja. Kuidas sa hakkama saad selle? Kuidas sa ise teed seda? Ma sildistasin vanasti väga palju. See, kui me sünnime, siis me tuleme tohutu arvamusega. Nagu väga suure arvamusega. Ja me vaatame otsa inimestele ja kui me näeme, et ta läheb paremini, siis me mõtleme, et ta on ilge suli, ta on raudselt petnud selle. Ja kui kellelegi läheb must halvemini, siis mõtlen kohe laisk. Ta ei viitsi üldse tööd teha. Ja ma olen viimased 3-4 aastat tegelenud sellega, et mul ei oleks seda arvamust. Lihtsalt, et minu enda areng oli selle taga, et ma alati arvasin. Mul oli list, miks mu ettevõttele ei läinud hästi, miks mul ei ole investeeringuid, miks mu inimsuhted, miks mu kaaslastega suhted, miks mu üldiselt, miks mu sportlikud tulemused ei tule nii, nagu ma soovin. Mul oli pikk list, seal oli mingi... Aga kui me üldistame, kuidas sulle tundub, kuidas läheb praegu Eesti meestel? Kuidas läheb Eesti meestel? Kuidas neil läheb nagu? Et kuidas läheb su sõprade, kuidas läheb Eesti meestel nagu? No, sa oled ise enda süsteemi hästi paika saanud, aga sa nagu vahepeal pead vaatama, mille sees sa oled. Et mingi hinnangu sa pead andma, et nagu ise ennast tajuda. Ma pean ütlema, mu sõpradel läheb väga hästi. Aga ma tean, kuhu sa sihid seda, et mis üldine tänapilt on. Ja millegipärast on ära pudenenud need sõbrad minu ümbert, kes ma püüan olla nende elus, aga kes võib-olla tahakski rääkida hästi lihtsatest asjadest ja nad ei oskagi ennast väljendada nagu peensusteni, et kuule, mul on täna lihtsalt väga halb tuju. Mitte, et keegi teine on süüdi, vaid ütlebki, et mul on, ma ei tea, ma ei oska kirjeldada, sest sul puudub see teadmine. Aga ma arvan, et üldiselt läheb eestlastel teiste rahvustega võrreldes läheb väga hästi. Aga mida rohkem sa tead, siis sa tead ka, et sul läheb tegelikult halvasti. Vaata, et mida rohkem sa oskad ennast väljendada, saad ka aru, need asjad päriselt töötagi, need kuidagi on keerulised. Kas sa mõtled nagu inimeste tervise mõttes või sa mõtled mindset? Mindset ja mindset mõjutab ka tervist. Ma jõuan kuidagi selleni enda peas. Et mindset ja tervis. Et kas kuna juba, minu motiiv on see, et mõte loeb, mõte loob. Jaa, täpselt nii on. Et siis me peame nagu vaatama, mis nagu suurem mass inimesi siis nagu Eestis, mida nad loovad, mida nad mõtlevad. Et ma olen mõnikord kasutanud nagu seda, ma võtan mõne nagu siis Postimehe kommentaariumi ette, teen seda suhteliselt harva, et tajuda, kuidas Eesti inimesed nagu mõtlevad, ma võtan siis nagu nad postitused siis populaarsuse järjekorras ja vaatan, kuidas inimesed kommenteerivad. Millises olukorras on see suurem mass, millised poliitilised vaated ja nii edasi. Et nagu et vahepeal aru saada, kas ma olen ennast kuidagi liiga eraldanud kelleski, milleski. Et siin me räägime siin nagu ka haigustest nii edasi. Kas sa näed oma vahel kuidagi mingit seost nagu kogu massil? Ma arvan, et kindlasti seotud järgmised 20 aastat me maadleme ühe suurima probleemiga on depressioon, et kui sa oled hästi pealiskaudne, siis sa oled kõige suurem ohver sellele ever, sest sa ei ole seda enda omaks teinud või sa ei ole akseldanud. Et kui ma enne just rääkisime sellest enesetundest, sest kui ma tunnen ennast hästi, ma olen mingi päevas mingid asjad ära teinud, mis ma olen kirja pannud, ma pidutsen sõna otsus mõttes sees. Ja kui mingid asjad lööd tuksi, siis ma nagu pidutsen seda ka. Kas sa siis tajud oma tutvusringkonnas inimestes depressiooni kasvu? Kindlasti. Et absoluutselt. Kas see nüüd on depressioon, aga on see, et sa elad suht nadilt, kui sa seda kogu nagu eirad ja panedki vastutuse kellelgi teisele. Kui me räägime nagu meheks olemisest, ma olen kindlasti täna rohkem mees, kui ma olin eile, natukene.
ja see on minu enda ülesanne ja vastutus maailma oma lähedaste ja esimesena enda ees teadvustadagi seda ja saada aru, et mida ma saan paremaks teha, mis on võib-olla natuke üldine jutt, aga ma näen seda väga palju, et ma näiteks ütlesin ennem, et lapsepõlve tuttavad kirjutavad mulle, et saame kokku, joome kohvi ja nad hindavad mind võib-olla sellepärast, et ma ei räägigi, et ma tõesti ei tea, kui suured väljad ma autol all on. Aga kui see meestevaheline jutt jääb sinna, siis on väga suur oht, et üks neist põleb üsna kiiresti kohe läbi. Et sul igalühel peaks olema sõber, kellel saad rääkida, et eile oli tõesti nagu raske päev. Ja proovid sõnastada, miks see nii oli. Ja seda täna on see rohkem piilis kui kunagi varem. Et sa proovid iga päev olla natukene parem Mardo? Hästi pisut, sest suur hüpe juba tähendab seda, et ma nagu nii kukun läbi, et homme ma ei ole Mardo 30 versioon, et võib-olla Mardo 2.1. 2.1, väga hea. Mardo, kui sa kujutad ennast ette 50-60 aastase mehena, milline mees sa siis oled? 50-60 aastasena. Ma ei ole sellest väga kaugel. See on 50 ei ole ju kaugel. Aastad lähevad väga kiiresti, et ma tooks ühe näite siia sisse seoses hirmuga. Kas sa oled kogenud seda, mida ma ennem tõin ka, et mis on kõige hullem tegu, mis sa oled pidanud tegema? Mis oli hirmutav? Ma praegu panen puusalt. Ja, väga hea küsimus. Et mis on kõige hullem või kõige hirmutavam tegu, mis ma olen pidanud tegema? Jah. Või too mulle üks situatsioon, mida sa just tegid, kus sa kogesid seda, et sul oli tõesti päriselt tõmbas õõnsaks sest. See võib olla seesama, kas see külmas just, ma tahangi öelda, et see võis olla nagu selle külma veega isegi seotud, sest see täiesti esimene kord nagu see tõi nagu mingi hirmu üles, sellepärast, et ma olen kuulnud, et hingamisrütm peab olema paigas ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja kui ma esimakordselt läksin vette, siis ma tegin sinna ette mingit Wim Hofi hingamist, põhimõtteliselt mul juba katus sõitis niimoodi, ma pidin sinna vette kukkuma. Et mul oli juba väike mingi nagu hirm sinna vette minna, see oli peaaegu 1-2 kraadine vesi. Jääkiht oli peal, jääkaan tõsteti nagu pealt ära. Sa räägid ainult täid asju, ma tunnen. Tahaks minna. Nii. Aga sa ütlesid, et te lähete homme koos meeskonnaga? Jah. Väike mingi kõhesus on? Ei ole. Mitte mingisugust? Ei ole, kõhesus selle ees. Ma arvan, et need, kes esimest korda võib-olla tulevad. Aga kui sa ette lähed, sa ikkagi tunned mingi eris. On eriline. See on selles mõttes, et vesi jääb ikkagi külmaks, aga kuidas ma saan suhestuda selle külma veega, see muutub. Ühesõnaga aeg läheb tohutult kiiresti. Nagu aega peatada ei saa. Kui me saaks aega nagu peatada, siis mine külma vette. Siis me oleks teismaast. Sest seal on 10 sekundit on nagu nii pikk aeg. Siis minu trikk ongi, et ma kombineerin oma päevasi. Et on metafoori see külma vette minek, et igas päevas võiks paar sellist pidepunkti olla. Et on nagu kaevik on siis see, et ma olen hea fotograaf, pildistan näiteks Inbankile mingit reklaami, seal ma olen kalavees. Ma tunnen neid inimesi, lähen sinna nukid, keda kallistan, keegi on seal artist, keda on pilistan, ma olen head, kõik on nii tore, assistent pakib asjad kokku, läheme ära. See on mugavustsoon. See ei ole see, kus ma ennast ületan. See on see kaevik ja neid kaevikuid on päevas võib-olla 4 või 5 ja sinna vahele peaks olema see, kus sa tuled kaevikust välja, liigud teise kaevikusse, kus need kuulid võhisevad. Ja see on see koht, kus ma panen aja aeglasemalt liikuma ja see on tohutu katsumus leida neid asja. Ma tegelen iga päev. See unistamise üks osa hommikul ongi see, et mõtlen, kus vaatan need kaevikud üle, strateegiliselt. No sa ei saa iga kaevikusse minemise hetkel minna külma vette. Sa pead lihtsalt surma mõttetööga kuidagi seda saavutada. Kui ma võtan mingi lisavastutuse või kus on väike risk, Bum! Ja seega ma tahan olla 67 aastaselt samasugune mees, et ma võtan neid, et lapsed, möllud, värgid, särgid, ma ei tea, kuidas see elu siin kõik läheb vahepeal. Aga just see, et siis teised vaatad kohe, mis tal viga on, sa särad hoopis teistmoodi, sest sul on kogu aeg, sa oled tohutu strateeg. Öeldaks nii, et meeste rahvas sureb 3 aastat peale seda, kui ta läheb pensionile. Seega minu kui vabakutseline kunstniku ettevõtja investori idee ongi, et ma ei lähe pensionile. Siis ma olen seal 67 aastat sama, suudan mõelda ja
laveerida nagu noor kutt. Aga sa ütlesidki siin, et paar aastat peale pensioni juba nagu läheb surema. Aga mida teha nende nagu kesk- ja kriisis olevate meeste, kuidas nemad peaksid nagu, sa oled nagu mingi kriisis kahe kaeviku vahele, ei tea, kummale pole ronida. Lähed ostad endale punase Ferrari, aga see ei lahenda tema probleemi. See ei lahenda probleemi, sellepärast mulle väga meeldis Kaidi Laur on üks terapeut, kelle mõttekäik hirmu üle. Sa peaksid saama aru hirmust, et kesk- ja kriis, mis asi see on? Mis asi on kesk- ja kriis? Mina ei tea, mis see on. See ei ole saa olla ainult Ferrari ostmine. Mul on oma teooria seal. Mulle meeldib Alar Tammingu lause, et 35-selt meestel tekib ajus mingid retseptorid hakkavad omavahel ühendust saama. Ja tegelikult su aju nagu selles mõttes laieneb. Sa hakkad uut moodi maailma tajuma ja see võib tekitada hirmu, et sa hakkadki tajuma ja siis hakkad otsima nagu välisest keskkonnast mingisugust meelelahutust, mis seda nagu eemal ajaks, aga mitte ei vaata selle sisse. Ehk siis hirm jääb nagu, et ma hakkan vananema ja mingisugused asjad tulevad nagu ülesse. Ehk siis sul on hirm ja kas sa hakkad neid peitma, et sa ostad selle Ferrari? Okei, siis läheb täiesti rusikas silmaauku, et kui ma tõin Kaidi Lauri öeldu, need ei ole minu sõnad, vaid tema ütles, et sa pead aru saama, mis on hirm. Et kui sa kogu aeg sellest varjud, siis sa lihtsalt loll, seepärast, et see on üks väga oluline tööriist selles igapäeva argipäevas, et mida sa saad enda jaoks kasutada, on hirm. On olemas ratsionaalne hirm ja mitteratsionaalne hirm. Ratsionaalne hirm on see, et kui ma sõidan jalgrattaga, et ma ei pane silmi kinni. Kui ma panen kinni, kohe hakkab mingid vilkurid peas, hästi hirm tunne, tuleb tunne, kus see õhuvoog käib sust läbi, kohe teed silmad lahti. See on ratsionaalne hirm, see hoiab sind elus. Seda on vaja. Nüüd teine, mitteratsionaalne hirm on see, et sul on mingi hirm, keegi on sulle öelnud, et sa ei ole piisav, sa oled saanud kunagi kolakat, sul on kardad peale liiklusõnnetust, sa alati autos istud, tajub mingit asja. Või siis keegi on öelnud, et ma ei tea, lapsepõles sul on öelnud lapsevanem, et ütled, et näed, ma siin kogusin 40 marki ja kogun veel 40, siis müün kallinalt välja, siis vanem ütleb, no meie peres pole keegi äri teinud, et ma ei tea, see ei ole hea mõte ja see jääb sulle sisse ja hiljem see sama hirm võtab sind kogu tagasi, et kui sul on vaja strateegilisi otsuseid langetada, siis on nii, et see hirm tuleb. Sa peaksid suutma need hirmud alati panna nagu tulpadesse. Kui see ei ole ratsionaalne hirm, mis sind nagu sa ei sure peale selle otsuse langetamist, siis ei ole, see on välja mõeldud, see on tegelikult see sama mugavustsoon, sa oled seal kaevikus ja ta ei lase sul teha neid otsuseid. Kaidi sõnastas seda nii ilusalt, ma lihtsalt mul külma harjankist üle, kui ma kuulsin. Mis see hirm on? Kas see hirm tegelikult see ei ole vääriline olema sul selles komplektis, et tõstada välja? Ratsionaalne hirm, mitteratsionaalne. Mulle väga meeldib ühe oma töökaaslas lause, mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Et kui sa mõtled korra, mis on see kõige hullem asi, mis saab juhtuda, sa mõistad seda, saad aru hirmust, siis oskadki ta võib-olla lahterdada. Et sa ei pane päris jalgrattaga sõidus silmi kinni, aga sa vaatad seda irratsionaalset hirmu, mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Mitte midagi. Samas, kui sul puudub ratsionaalne hirm, siis inimesed hüppavad ja kukuvad ja löövad ennast puruks. Mida ma tahaks veel siin välja tuua, et mida elukogenemad on inimesed, siis kui kohtud väga rikas ja väga tark inimene, siis tark inimene lahkub rahaga ja see väga rikas kogemusega. Et sa pead seda aru saama, et see kaotus ettevõtluses on nii, et sa õpidki väärikalt kaotama, kaota hästi kiiresti palju kõigile. Et võib-olla tuues näite, et kui kas me toome podcasti või toome spordi, siis ma arvestasin juba sinna sisse, et kui ma failin, teen uuesti ja kui võidan, teen ka uuesti. Et igal juhul oli sisse arvutatud edasiminek. Et need mina ei ole müügimees, aga müügimehed, kellega ma suhtlen, siis ütlesid, mul need 1000 ei on täiesti savi. Ma ei huvita ainult see 3 head. Selle mentaliteediga sa saad spetsialistiks. Sa koged, iga kord koged, kogu aeg paned seda sihikut parem paika, vaatad, kuule, me vaatame täiesti vales suunas, me peaks sihtima hoopis sinna. Kas keegi on olnud sulle nagu mentoriks? Kes on su eeskuju ja mentorid? Oi, väga palju. See on mega hea küsimus, sellepärast, et olles fotograaf, minu investeerimis harjumused tulevad aastast. Ma võin nüüd eksida 2012, kui ma pildistasin Rain Lõõmustu ühe ajakirja esikaane jaoks. Mina läksin tund aega varem, tema oli juhuslikult varem. Istusime seal tema kontoris, see ei olnud veel välja ehitatud, vaiba peal.
pidin pildistama tast esikaane, sekretär tõi kohvi ja siis rääkisime. Siis ta küsis mu käest, et Mardu, mis teed? Võõras inimene. Ma olin noor kots. See on seesama hetk, kus me umbes suhtlesime. Ütles, et ma ei tea, iga päev pilistan. No, ma kunagi pilistan hästi palju üritus. Mul on üle 1000 ürituse pilistanud üritusturundusfirmadele. Ja ütles, mis teed? Ma olen super busy. Et teed iga õhtu siin, seal, sõidan Tartu, Pärnu, Viljandi kogu aeg kaamera välgub. Siis aga you're busy doing what? Et kas see on see? Kas sa hommikul oled peegles, siis mõtled, et see on sina? Ja enesekindlus oli nii suur, et mõtlesin, muidugi on, läksin koju ja sealt nutma ja sain aru, et tegelikult sealt tuli see targem unistamine, et mitte, et ma homme ostan kõik aktsiad ära, mis maailmas on, vaid äkki teeks selle, ma ostsin vist esimese 32 eurost. Ja täna see ei ole enam 32, see harjumus, aga see harjumus sain temalt, ehk siis mentor ja teised asjad. Kui see töö andis mulle võimalus, et näiteks oli Rootsi suursaatkonnas oli mingi event, ma läksin jälle varem kohal, sest ma alati ajale, minu jaoks on aeg väga oluline. Jälle, see vend on ka kohal, jälle räägid juttu. Tema räägib oma harjumustest. Et see tänane podcasti teema, mida ma teen, algas mul 2011, mõtlesin, et kui sul on mega ägedad harjumused, tal on mega ägedad harjumused, tal on, ja siis me tuleme kokku ja siis me natuke vahetame neid, nagu pisikesed asjad. Ja võib-olla aitame üksteil sihikut seada ja siis jagame selle 5 aasta peale või aasta peale. Tohutud muutused. Mitte see, et see nagu, nii nagu minu pere teeb ja nii nagu mind on õpetatud, see on õige, see on vale. Et vaata, siin tekivad nagu sihikud seada, pannakse eesmärgid paika, isegi aidatakse nagu sättida, siis tekib sul nagu see ülesmineku joon, aga iga asi, mis läheb ka üles, tekitab nagu parabooli, tuled sealt ka alla, siis vaatad, kui mõttetu see kõik on olnud. Et kuidas selle nagu, kuidas saada nagu natuke stabiilsemaks, et sa nagu ei motiveeri otseselt, ei pushi ennast ja tänu sellele ei tekita nagu selles mõttes madalat võnget, vaid sa nagu lähed stabiilsemalt. Mina ütleks nii, et ma ei täpsustanud seda kogu selle sama mõttemaailma juures, mida mul on kõik need artistid või poliitikud või ärivaldkonnas tegevad inimesed andnud nõu on öelnud, et tõsta oma läbikukkumiste arvu ja mitte aastas, vaid päevas. Et võta 40 asja ette ja vahel kukugi 35 läbi. See nahk muutub palju paksemaks. Muidu on nii, et kui ma nädala jooksul midagi ette ei võta ja midagi läbi ei kukkus, siis ma olen tegija. Nagu, et ma ei kukkunud läbi. Täna on esmaspäev. Ma olen siin juba mõned asjad, kui hommikul ei läinud nii, nagu planeerisin. Aga mis ma õppisin väga palju, juba mingid asjad sai hoopis uues suunas lükatud käima. Tõstame läbi kukkumiste arvu. Väga lihtne. See kõlab nii cheesilt, aga see on väga suur osa sellest, et võib-olla sa võtad liiga turvaliselt ette, kui sa kehtestad juba. Ma lugesin ühte ägedat artiklit just. Mul on üks harjumus hommikul, ma võtan erinevad raamatud lahti, silmad kinni, stopp ja siis ma loen 15 minutit erinevaid asju. Mitte nii, et ma loen ühte raamatut ja räägin seda, mida ma just täna lugesin või nädalaga, et oleks hästi palju erinevaid asju. Ja seal oli IQ kohta, et need, kel on kõrgem IQ, justkui tagaks sulle selle, kui lasteaias või koolis algklassides seda mõõta, siis see tagab sulle parema töö, seal juures ka öö, magamise unen, aga see ei ole nii. Et need, kellel on kõrge IQ, nad on kuidagi kodeeritud jälgima reegleid. Nad ei ole mässajad. Maailm vajab mässajaid, kes ütlevad, et keegi ütleb, et see auto ei sõida ise. Sest täna ei sõida. Aga me mõtleme välja. Startupid on üles ehitatud kõik selle peal. Mul on väga palju kliente, kes on startupid, nagu neid on 10. Ja mis mentorina mul on olnud? Et see tõuks peaks tegema neid ja neid asju, ta ei tee, ta ei saa teha, ta anna meile veel 14 ööd ja palju kohvi ja see tõukekas teeb seda, mida on vaja. Et mässaid on vaja, et see kõrge IQ on tegelikult hoiab meid tohutult tagasi, sest me näeme ohte, me kardame ja meil on ju kodeeritud sisse, et me ei taha läbi kukkuda. Keegi tahab läbi kukkuda. Ma olen mega läbikukkuja. No, kas inimene jääb selle juures ka terveks? Nagu selles mõttes, et sa nagu võib-olla ponnistad, surud ennast kogu aeg, aga toome siia selle tervise sisse. Kuidas terveks jääda? Terveks jäädki, kui sa tead, et sa ei põe seda läbikukkumist, et hea, ma alati tahan tunda kõik head tunded ära, nagu ma enne ütlesin. Ja ma tahan tunda ka halvad tunded ära.
ma olen koju, võtangi, ütleme tund aega, et mul on jumala halb tuju, kirjutan selle, see on inglise keeles on selle nimi love letter, et kirjutad, miks sul on halb tuju, kirjutad üles, vaata, see on naeruväärne. Ja kõige hullem on see ego, mis meil sees on. Isegi kui ma seda kõike tean, tundub, et ma targutan sinna, siis ma jõuan ikka sinna punkti, et mu ego suudab ära põhjendada, miks ma peaksin ikkagi ennast ülihalvast tundma. Nii kui ma selle üles kirjutan, siis ma saan, et see on naeruväärne. Ja vaat selles kohas ma õpin ja parendan seda oma süsteemi ja kõik läheb edasi. Ei saa olla nii, et kogu aeg naeratad ja see paha tunne ei ole paha tunne, kui sellest aru saad ja kui sellega töötad, sa vormistad, sa töötad ta läbi. Seega jääda terveks, võib-olla ongi, et mul on nii madal IQ ja ma olengi jõudnud nendel asjadel ainult sellepärast, et mul on nii madal IQ ja ma ei karda midagi. Ma olin nagu loll, lendasin iga nädalavahetus mööda Euroopat ja maailma ringi võistlesin. Kõik ütlesid, et see ei ole kuule naljaks, et Euroopasse ei saa tulla kuhugi. Tuleb. Aga kuidas me saame ühiskondlikult seda mõttelaadi nagu muuta? See on praegu hästi personaalne ja nagu kui ma ei ole päris seda kogenud, mida sina praegu koged, siis võib see jääda selliseks arusaamatuks, et kuidas ühiskonda viia selle mõtteviisiga nagu rohkem kaasa, kuidas praegu meid surutakse nagu rohkem nagu kinni ja me võib-olla isegi ütlesid nagu hakkame põdema siin järjest rohkem depressiooni ja muid haigusi, et see on täiesti kaks maailma, kuidas sa praegu seda kirjeldad, et kui sa vaatad seda, just nimelt seda ühiskondlikku vormi, kuidas see sinna viia, mis on see võti seal, kuidas Eesti mees jääks terveks selle juures? Minu peas see ei ole absoluutselt lihtne ja ma arvan, et ma olen oma potentsiaali juures, mis mul üldse potentsiaal on elus, midagi toota, luua, teadustada. Ma olen jõudnud seal alles 2% peal, milleks ma võin 100. Ja iga inimene peakski väärtust mõtlema läbi, kes ta on ja panema selle miks paika. Tundub jälle, et jube lihtne. Seal tekivad sul õiged küsimused. Et kui ma toon näite, sest näidete puhul ma räägin oma elust, see on minu arvamus, et kui ma toon näite oma podcasti, siis et mul tekiks õiged küsimused, peame 12 episoodi ära tegema. Enne seda ma ei oska küsidagi, mis puudulik või kuhu poole me pürgime. Hakka tegema, tekivad küsimused. Ma ei saa ette nagu, et ma ei tea seda küsimust, ma siis ei tee. Et vaikselt tuleb alati ette võtta, et kui keegi, siin ma tõin ennem näitan, teen 111 kätekorras päevas, siis paar sõpra on 111. See ei ole, see igaüks jõuab teha. Nagu igaüks jõuaks teha. Et ma hakkan tegema 400. Teed ühe hommiku, paustega. Teed teise hommiku. See on juba 1,5 tunni ettevõtmine. Ja 4. hommik enam ei tee, küünanukid on valusad. Mida see 111 võib-olla iseloomustabki seda, et ma tahan õppida prantsuse keelt, õppi iga päev 5 minutit enne, kui avad e-mailid. 7 päeva nädalas, 7 korda 5 minutit. 365 päeva, 365, sa räägid prantsuse keeles, huvitav küll, miks. Ära tee seda, et sa järgmine päev õpid terve päev ja siis kukud niikuinii läbi, sest sul on oksendamisel. Su aju ei võta seda vastu ja sul ei ole mingit huvi selle vastu. Hoia seda huvi. Mis on kirg? Kirg on see, et kirg on tahtmise ja saamise vahel ruum. Nii kui sa selle kätte saad, see ei ole enam kirge. Seega hoia seda kirge keelega, hoia seda kirge oma lähedastega, hoia seda kirge uute asjade õppimisel. Kas su elu jooksul on ka mõjutanud sind naised? Sest ma toon selle küsimuse sellepärast, et me näeme oma poes siin, kuidas naised mõjutavad nagu mehi ja nagu tihtipeale väga ka positiivses suunas. Nad viivad mehed tervislike eluviiside suunas. Kas sind on ka naised mõjutanud? Kas nad on su pead nagu pööranud? Et Mardokene vaata sinnapoole ka. Et Mardo, kas sa piisavalt C-vitamiini täna oled võtnud või? Nagu, kas nad on pannud sulle mingit rutiini nagu igapäeva elu juurde veel lisaks? Ja, minu elukaaslane on väga teadlik tervislikest eluviisidest, et kui mina võistlev sportlane, siis minu hüüdnimi oli Cookie Monster, sest ma sõin iga päev 2 pakki küpseid. Ja siis Austraalias pandi mul see nimi, et kui muidu olid võistlused, kõik võitluspordis võistlevad kaaluga, kaalud vett ka, mida nad juua tohivad. Siis mul oli küpsipakke sõinene. Kuidas see võimalik on, et tundub nagu pluss on ja hea geneetika, kõik käib lihtsalt läbi, rasvaprotsenti muutub grammi võrra, kas ma sõin iga päev mingi 2 pakki võid ja küpseid ja spordis on vaja sul kiireid mingeid rasvasid on. Ja midagi ei muutunud. Aga kas see on hea või halb? Mis sa arvad?
Ma ise tahaks öelda seda, et sa hakkad seda hiljem tajuma, kui sa oled iga päev seda... See, et kui sina sööd 7 küpsist ära ja kaal tõuseb, tunned, et sul läheb natuke keha palavaks, sest see läbitöötamine jumala keeruline ja mulle seda tunnet ei ole, siis kui me 50 on, meil on täpselt sama toorustik sees. Mul see toorustik on jumal tuksis juba, sest ma võisin teha, mul ühtegi vilkurit ei ole. Mõni inimene on nii, et sööb magusat, tal on väga paha olla, mul ei olnud midagi. Ja see, et kui me jõuame 50. aastasse, siis ma pean hakkama juppe vahetama. Sul on nii, et kuna sa ei saanud, sa nii tahtsid, kogu aeg unistasid, kogu aeg ihaldasid seda küpsist, aga süüa ei saanud. Mina võisin nii, et ladude kaupa võtta. Ja et ma olen seda nüüd muutnud, et ma 4 aastat olen sealt väljas, et ma ei söö enam, ma söön väga vähe magusat, ainult tumedad šokolaadi aga mida ma tahangi öelda on see, et see on nagu mingil määral needus neile, kes ja siis, kui tuleb mingi haigus, siis oled terve elu lihtsalt oma keha väär kasutanud, siis öeldakse, et ei tea, kus see küll tuli, kogu aeg nägi nii sportlik välja, nii äge inimene. Tegelikult suitsetas ja mina ei ole kunagi suitsetas ja iga päev sõi kommine. See pole ime. Et kui me toome välja näiteks mingi koleda haiguse nagu vähk, siis reeglina hakatakse koguma annetusi ja hakatakse inimest nagu abistama siis, kui on surmaotsus ära tulnud, mitte enne. Et mina kui elukaaslane, kui perekonnas pereliige pean mõtlema selle peale, et ma igapäevaselt märkan oma elukaaslase ilusaid asju, ütlen talle, annan komplimente, üllatan ja hoian ta selles mõnusas faasis, kus need haigused tihti ei tulegi ligi. Ja kui tal on madalam koht, siis kas toetan või annan tal natuke aega või mitte see, et süüdistan, miks sa tunned nii halvasti. Et võimendan veel seda, et tegelikult see haigus, miks me hakkame tegelema asjaks, kui surmaotsus tuleb? Nagu, et tal on nüüd vähk, nüüd hakkame ravima. Tegelikult on ju hilja. Ja me peaksime, ma olen võib-olla liiga optimist, et mu spordipsühholoog ütles mulle, et ma olen loodselt optimist. Et midagi läks puruks, mul olen põlved opereeritud rangluu, küünaliiges, et alati tulin rekordajaga tagasi, et ma võib-olla mõtlen liiga positiivselt, aga me peaksime tegelema selle raviprotseduuridega enne, et mida ma saan aru ka, mida saadki mõjutada toitumise ja siis, kui sul kehas on midagi puudu preparaatidega. Ma arvan, meie saadet vaatavad kindlasti väga paljud naised. Ja nad tegelikult. Ja nad praegu hetkel tunnevad võib-olla seda, et nende mees kodus ei ole nagu see, nagu sa praegu kirjadad kõike seda. Kuidas naised saavad mehi suunata just selliste eluviiside poole, nagu sina oled juba tänaseks endale lihtsalt integreerinud? Ma annan vastuse, mis meestele kindlasti ei meeldi, et iga naine peaks tõstma oma väärtust igapäevaselt tegelema. Et kui sa oled mul hea sõber ja ma tahan, et see oleks mul parem sõber, siis ma pean tõstma enda väärtusturul. Siis sa vaatad, no nii, me oleme loodud, nii et võistlema vahel. Evolutsioon on see, et tugevamad ja paremad jäävad ellu. Siis sa mõtled ka, et äkki ma teeks ka 2 korda nädalas hommikusörgi ja hakkaks valima, mis mul hommikul laua peal on. Investeerimine ei ole ainult see, et sa paned 1 euro kõrval, vaid investeerimine on see, kaua sa magad, mida sa sööd. Et muidu pole seda otsustajat, kes vaatab, et kas me paneme millise rea me valime. Sul see otsustaja on mõjutatud, sest ta on magamata, ta on tige ja ta on söönud mingit väga halba asja, mis tekitab sul higistad lihtsalt, kui sa pead selle õige strateegilise otsuse langetama. Nendel naistele ma ütlengi, et tõstke enda väärtust. Meestel sama asi. Sa oled tohutult hea partner, kui sa näed, et kui ma näen oma partneril, kuidas ta, mis õhinaga ta oma tööd teeb, kuidas ta särab. No see on nii inspireeriv. Versus see, et riis what it is. Ei ole, et sa saad iga päev midagi võtta ette. Ehk siis, et naine hoolitse lihtsalt iseenda eest, toitu juba paremini. Ekstra hoolitse. Ja siis mees hakkab lihtsalt vaatama, et millega sa tegeled ja tuleb sellega kaasa. Sest sa ei taha, et ta tuleb sinu pärast, sest kui see on sama hea, et kui ma tõusen püsti ja keeran ennast natuke 8, ma võin olla niimoodi 6 minutit, aga 7 minutit hakkab mul valus ja ma lähen ikka oma vana rütmi tagasi. Mul on vaja muuta nagu jalad järgi keerata, et see uus asend peab olema hästi mugav. Väiksed sammud, nagu ma enne mõtlesin. Ei tasu nii, et kogu külmkapp, kõige hullem on see, et kogu külmkapp nagu välja, uued asjad sisse. Läheb pool aastat, seal on jälle mingi jama. Et teha ikkagi step by step iga nädal muuta üks asi koos, võttes otsus vastu. Mul on oma elukaaslasega pühapäev selline edasiviim tund, kus me läheme kohvikusse ja me kirjutame, millest me tahame natuke nagu edasi liikuda ja siis me presenteerime teisele. Ja siis me viime väikseid muudatus, mikromuudatus. Mõnikord see muudatus viib isegi natuke alla.
ja sa saadki sellest aru. Ma kõige rohkem kardan neid. Homme ma enam ei tee. Siin tuleb hästi palju mängu ka see, et nagu öeldakse, et 21 päeva on vaja aega, et midagi integreerida, aga uued uuringud näitavad, et selleks on vaja terve aasta. 21 päeva on lihtsalt selleks perioodiks, aga 22. päev on väga lihtne see asi lihtsalt kõrvale tõsta, kui öelda, et tegin ära, 21 päeva on tehtud, aga nüüd ma võtan näiteks selle asja tagasi. Et sa pead terve aasta suutma ennast hoida mingil liinil, et sa tunnetaksid mingit muutust oma kehas või viiksid ennast nagu kuskile edasi. Kindlasti enese arengu mõttes see on üks pikk protsess, et kui alustad uute asjadega, siis annagi endale võimalus kogeda seda kõike. Anna aega natuke. Et elu ei ole sport, et õhtuks peab olema otsused langetatud. Nüüd ma olen nagu teadmatus. Mul oli ise noorena, et kohe tahan teada. See on maraton. Et teeme asja natuke aega ja siis me tekivad õiged küsimused üldse, miks ma seda teen. Tervislik toitumine, sport. Ma ei ütle, et ma olen mingi sportlane. Ma olen tegelikult hästi halb näide, et mul on hea geneetika olnud terve. Ma olen küpsid söönud ja kõik on hea, enam ma seda ei tee. Aga kui ma ajan hommikul äratus, on näiteks 6.15, et ma lähen homme seda sparrima. Sparr on siis see, et me tuleme kõik kokku tund aega, 20 sekundist pausid, vahetame baaris ja sparrime, võitleme. Tund aega, iga hommik iga nädal 2 päeva. Ja keegi ütleks, et kuidas sa üles saad? Ma ütlen, kuidas sa üles ei saa? Mul nagu juba mingi tund aega äratus hakkan kõhelema, ega ma ometi äkki mul kella, kas ma panin ikka kella õieti? Et kui ma sinna lähen ja seda sporti teen, siis ma unustan oma nime, kus ma asun geograafiliselt, kas ma olen Eestis, kui ma olen seda maailmas teinud igal pool. See on nii põnev. Ja see Mardo, kes on need asjad ära teinud, jõuab kontorisse ja võtab meilid ja hakkab mingeid otsuseid. Ta näeb teistmoodi, ta näeb ridade vahele. Nii kui ma seda ei tee, siis on selline tavaline Mardo. Kes läheb vaatab nagu kõik inimesed, meilid, asjad ja mingid asjad on närvi. Kui mul on see füüsilisega liikumisega päev, siis ma olen nagu terve päev kaif. Samamoodi on külmaveega. Samamoodi on, kui ma teen kas 111 kätekõverst, ma ei tee järjest. Ma teen ärkan 30, pesen hambad 30, lähen alla, panen kohvi grinderi tööle 30 ja siis viimane 21. Hästi väike kogus. Kui ma praegu oleks vaja teha, ma teeks 111. Asja point ei ole see, et ma teen 111 nagu jõuga näitanud. See on show-offi, mingit ei ole. Lihtsalt nad on enne, kui ma meile vaatan, on 111 kätekõverst tehtud. Pea valutab, siis tee 3 kaupa. Hullult pea valutab, tee 1 kaupa, 111 korda lased ennast maha, teed 1 kätekõverst. Et see nende tükkide ja siis ei tohiks olla vabandus, ma jõuan kontorisse, boss ütleb, et näed, tee läpakas lahti, siis ütled, sorry, ma lähen käin korra veetsest, et salaja kasva ära. Ta peab olema kuhu kindlasti positsioneeritud see harjutus või see uus harjumus, mida kui me räägime harjumustest. Ma räägin palju harjumustest. Minu meelest see on täiesti muutev, elu muutev, kui sa tahad midagi uut tuua, jaga see tükkideks, mõtle, kuhu see 5 aasta pärast viib, mis sa pead tegema iga aasta, et see sind viib 3 kuud päev ja kui see on see 111 kätekõverst, anna minna. Kui see on 6 kätekõverst, sest sa suudad ainult 1 teha, alusta sellest. Siis sa üldse saad teada, palju sa jõuaks praegu kätekõverst teha. Ja sa ära hakka tegema, kui ma praegu paluksin sul toenglamangu, et mitu kätekõverst sa jõuad. Ausalt võid lambis, võid valetada ka tegelikult. 50. 50. Aga palju sa suudad? Kui sa teed 50 ära, tõuseb püsti, joome klaasi vett, räägin veel mingi 11 minutit juttu. Palju siis jõuad? Võib-olla maksimumpanus, ma teeksin 150 ära. Ja, aga usu mind, kui sa veel tund aega puhkad, vahepeal teed töö asju, lased mõtte mujale. Siis veel 50 juurde. Siis 50 juurde. Nüüd sa suudad, jõuad või suudad. Et kui inimesed ei hakka katsetama, kui palju nad jõuavad, siis nad ei saa kunagi teada, kui palju suudavad. Ja see on jumala okei, et sa teed 49 või 32 või 5 seeria teed üldse 6 või teed 2. Aga sa vähemalt sa käisid külastamas. Kus need küsimused, kuskil siin tekkisid uued küsimused. Et jumala eest keegi tohiks teha päevas 6 kätekõverst, see on tervisel väga kahjulik. Küünarliiges, et me pole loodud selle jaoks. Hoiame selle hästi madala. No, mulle tundub, et sa oled tänaseks hetkeks juba coach. Nagu, sa oled elutreener päris paljudele meestele ja naistele ka. Et sa inspireerid oma nagu kõnelemisega juba. Ja kui igaüks... Ma tänan komplimendi eest, aga ma ise päris nii arva nii. Ja igaüks juba leiaks siit ühe väiksegi elemendi oma igapäevasesse ütlemise rütmi. Mina olen hiljuti võtnud endale jooga, iga hommikul tund aega joogat. Ja see on muutnud ka mu päeva täiesti. Kindlasti. Sa oled teine, see on ka ta on nagu restart. Restart, jah.
korraks need töömõtted välja ja töömõtted uut samasse keskkonda, kus on mingi väga juba ainuüksi füüsiliselt, kui sa paned korra vere endal kõndima siin sees rohkem hapnikku peast, sest pea ju kulutab tohutult, pea kulutab 1/3 hapnikust, mis sa sisse hingad. Ja nüüd, kui see koda on sul kogu aeg seal täis neid mõtteid, siis naiivne on loota, et midagi head tuleb. Tulevad head asjad, tulebki kulgemine ja kulgemine ei ole kole sõna. Meeste rahvas, ma mäletan, kui üks elukaaslas ütles, kui palju naised mõjutanud. Mega, ma olen valinud, kõik mu naised mu elus on olnud väga kõrgelt haritud ja mega targad. Täiesti juhuslikult. Kõik nad on mega edukad. Ja kui keegi on öelnud mulle, et mul on niisugune tunne, et sa kulged. Ma tunned, et kõik nagu keharakud nagu, aga tahaks mässata kohe. Ja jumal tänad, et mu elus on olnud sellised naised, kes mulle öelnud, et kas okei, sa tegid seal ära, ja hästi. Et seda oleks nüüd kõvast. Tegelikult see ei olnud sinu parim. Ma olen ärritunud, olnud korra näiteks teadlikult 5 minutit madalas ja see on tulnud mega hea lahendus. Et jumal tänad, et mu elus pole olnud inimesed, kes kiidavad takka kogu aeg. Et võiks ju olla öelda, et mis sul viga, miks sa ütled mulle nii? Ma tahan saada ausalt tagasi, aga ootan ikkagi, et keegi kiidaks mind. Et mul on väga vedanud. Mu perekond on olnud nii, et mu ema on alati öelnud, et kui ma olin väike poiss ja ütles, et 9 pead olema kodus. Kui tuled 9.05, siis saad 2 nädalat aresti. Aga kui sa 5 minutit enne 9 kohtad mingit uut sõpra või oled see liivakastis, selle loss on vaja lõpuni ehitada, siis tea, et selle lossi ehitamine maksab 2 nädalat. Ja see on langeta otsus. Langetasin otsust, tulin natuke hiljem, siis see koduarest ei ole koduarest, mul on kodus tein muid asju, mul on põnev, keegi küsis, mis teed, ma olen nüüd 2 nädalat kodus. See on teadlik, ma ei lasegi endal nagu karistust olla nagu karistus, see on kuidagi, see on hind, kui ma olin 17 ja ma ütlesin, et näed, tuled südaöösel, pead tagasi olema, aga kui tuled hiljem, siis pead need ja need asjad tegema nii-öelda karistuseks. Aga sa ise tead, kui sa oled kena tüdrukuga kohtunud, tahad seal natuke võib-olla isegi veini juua, siis selle hind on vastavalt see. Mis on see otsus, et mina ei pane kätte ette, et igal teol on tagajärg. Ma olen nii tänulik, lihtsalt mul olid sellised valikud. Mitte nii, et sa jäid hiljaks, sa tegid halvasti. Et kui ma käin koolis rääkimas koolidele, seal on õppejuhatajad, õpetajad, siis tihti ütled ka, et aga meie ei saa kuidagi mõjutada. Kuidas ei saa? Kuidas sa karistad, kuidas sa kiidad, see on väga suur asi. Kooliprogramm on üks asi, teine asi, kuidas sa neile nagu selle viid. Kui sa oled ise alati 15 minti varem kohal, lähed hiljem ära, kellegi on probleem, kutsud enda juurde, küsid, mis värk on, kas see tekitab su vanemad probleem, miks sa nutad, miks proovid seda lahendada. See õpilane õpib lahendama kriisi hoopis teistmoodi versus see, et sul oli vale, mul oli õigus. Ta ei saa ju tegelikult aru, laps ei mõtle nii nagu täiskasvanud, tal on tohutud tõrked hiljem, mida iganes ta peab otsustama, ta on hädas. Ja kes selle häda põhjustas? 50% ajast sa viibid koolis, sul õpetajal on kohustus. Sul on mitte kohustus, on kole sõna, vastutus. Sul on vastutus ollagi kohal ja respekt õpetajatele. Minu meelest, kes jõuab tegeleda selle massi noortega nagu müts maha. See peaks olla teistmoodi. Kutsel peaks olema rohkem kontrollitud, kuidas selle kutse saad ja palgad peaks olema või suuremad. Me tahame toota mitte kõrge IQ-ga hirmunud geeniuseid, vaid me tahame neid mässajad, kes oskavad valida, on targad ja teavad, mis nad teevad ja oskavad karta ja teavad, mis on hirm ja selliseid inimesi on vaja. Ja lubavad endale eksida. Just, läbikukkumine. Tõstke oma läbikukkumiste arvu. Ma täna kukun kõvasti veel läbi, aga ma surun väga äged asju, mis tekitab mul õhtul tohutu emotsiooni ja ma annan alati endale krediiti. Enne kui ma magama lähen, mõtlen kõik asjad läbi. Mul on niisugune üks vihik, ma pean olema hästi ettevaatlik, mis ma sinna kirjutan. Et kõik asjad läheb täided. Et kui mind on õpetanudki väga palju mingid situatsioonid, et kui ma kunagi hakkasin oma kodu ostma, pank ütles, et umbes niimoodi, et nälja teed, et nii sa saad 1/4, mõtlesin, ma ei tea, ma broneerisin selle ära juba. Mul on 4 kuud aega ja siis juhtus see, et ma sain ikkagi selle. Et mitte, mulle ei meeldi selline suhtumine, et ma ei saa seda endal lubada, vaid ma alati küsin, kuidas ma saan. Seega vastu, nagu ma ütlesin, vastuvoolu ujumine. Et see on tükiti. Praegult võib-olla kokkuvõttes tundub alati see, et mis sul viga rääkida. Et kui ma vestlen inimestega, siis minu väljaantav info võib, minu 20% võib kellegi 80% olla. Samas, kui ma kohtun, kui ma pildistasin Rain Lõõmust ja vahetasin mõtteid, siis minu 100% on tema võib-olla 0,2.
ja ma aktsepteerin seda ja ma kogu küsingi juurde ja me vahetame infot ja niimoodi me kasvamegi lihtsalt. Absoluutselt, et me ei tohiks, kui ma ütlesin, ma olen unistaja, siis me ei tohiks unistusi võrrelda, et kui väiksed lapsed saavad kokku, siis tihti nad ütlevad, 3-aastased ütlevad üksteist, sul on nii kihvtid rohelised silmad. Täiskasvanud saavad kokku, siis ütleb, ma ostsin uue kodu, siis järgmine küsimus on mitu ruutmeetrit. Et me oleme kõigil andnud numbri mõõdu, mis on ka tegelikult oluline, aga ma püüan tuua endas esile seda, et kui ma kohtan sõpra, siis tahaks lihtsalt mõtteid vahetada. Ei taha neid numbreid. Et numbrid on toredad, numbrid on vajalikud taustal käima, aga ei. Aitäh, Mardo! Ja aitäh sulle, väga meeldiv oli. Oli meeldiv. Ma arvan, et igaüks noppisid midagi endale sellest vestlusest. Ma ka loodan. Elu ongi üks noppimine, et nopid ja mul on veel nii palju noppida. Ma ootan huviga, mis tänane päev veel toob. Nädal, kuu, aasta. Palju on põnevust. Ja. Aitäh sulle! Aitäh sulle ka!